Tervitan teid Regionaalhaigla Tervise pooltunni saates ja seekord me räägime soolekasvajatest. Mina olen Stiina Eilsen, juhin seda saadet täna ja minuga on siin Iraida, kellel aastaid tagasi diagnoositi soolevähk, mis on nüüd kenasti kontrolli all, ja tema raviarst, onkokirurg, doktor Olav Tammik. Tere. Tervist. Kui mina vaatasin onkoloogiakeskuse, regionaalhaiglal on onkoloogiakeskuse leht ja kui ma vaatasin seal otsingu tulemusi, siis kõige populaarsem otsing läbi mitme aasta oli soolevähk. Tundub, et inimesi see teema huvitab ja nad otsivad igalt poolt lisainfot. Kuidas siis on soolevähi olukorraga nii maailma tasandil kui ka Eestis? Kas seda esineb palju ja kellel seda esineb? Ja kui minna numbrite juurde ja statistikasse, siis kogu maailmas on ehk pea 2 miljonit uut soolevähki diagnoositakse. Neid nagu arvestatakse koos, et jämesool ja pärasool. Surma põhjusena on jämesoole vähk ka maailmas teisel, kolmandal kohal, sõltub siis nüüd riigiti või Eesti kohta öeldes saab ütelda, et need numbrid muutuvad. Numbritest 1970 ma vaatasin, diagnoositi kuskil 250 jäme- ja pärasoolevähki. Siis 2000. aastal 700 ja 2020. umbes 900 juhtu. Nii et me näeme tõusvat trendi. Me näeme tõusvat trendi, kuigi maailmatrend on pisut muutuses. Maailmatrendis võib näha sellist muutust, et soolevähi haigestumus suureneb vanusegrupis kuni 50 aastat. Ehk tegelikult nooremas grupis suureneb ja vanemas grupis pisut isegi nagu väheneb. See on huvitav, millest see tingitud võiks olla? Seda ühest vastust ei ole kunagi, et mis see kasvaja põhjuseks on. Kui me räägime kasvaja põhjustest, siis 10% on geneetilised, mida me võib-olla teame, sellised sündroomid, perekondlikud. Ehk kolmandikul juhtudest on kellegil sugulasel ka, eriti just esimese astme sugulasel kasvaja diagnoositud. Ja pool haigestumisest on ikkagi keskkonnafaktorid, elustiil, toitumine. Iraida, teil diagnoositi soolevähk. Kuidas te jõudsite jälile sellele? Ütleksin, et juhuslikult. Selles mõttes, et 2017. aastal haigekassa programmi raames oli testitud inimesed. Mina sain selle ümbriku oma perearsti käest, tegin testi ära ja 10 päeva pärast sain teada, et olen positiivne, et mul on mingi kasvaja. No ja siis suunati mind sõeluuringule. Esmane doktor Kuusik Ida-Viru Keskhaiglas. Ja siis mõned polüüpid kohe võttis ära, aga suurema kasvaja siis ütles, et seda tuleb opereerida. No ja loomulikult, et siis nagu käisin onkokirurgi vastuvõtul, määrati operatsioon, tehti ka operatsioon ja õnneks kõik on mul korras. Mis ma siin tahan öelda, et tänu haigekassale ma nagu sain õigel ajal operatsiooni teostatud. Aga ise ma ei osanud enne küll küsida suunamiskirja sõeluuringule. Perearst ka nagu ei oma nagu öeldakse ettepaneku kohaselt ei suunanud. Ja ma ütleksin, et juhuslikult nagu öeldakse vastati. Mis oleks nagu minu soov, et haigekassa selle programmiga ikkagi jätkaks. Kindlasti. Et meie inimesed saaksid seda uuringut läbida. Ja vanuse poolest leian, et see ei tohiks olla 60+, vaid õige oleks juba 50. Ja kui nüüd mul USAs elab vend, siis seal diagnoositakse juba 45 aastaselt. See oleks nagu selline sõnum teistele.
ja sattusite siis enda raviarsti juurde ja nüüd on sellest juba möödas 7 aastat. ja, Ja just tänu sõeluuringule avastati see piisavalt vara ja, ja saite selle kenasti kontrolli alla. ja, Mis kommentaare veel raviarstil on? ma tahaks öelda, et vähi varane avastamine on sageli võti selle kasvaja ravis. Sest kui me vaatame mis tahes kasvajat, kas varast nahamelanoomi, varast soolekasvajat, siis selle ravi on tavaliselt suhteliselt vähetraumaatiline ja lihtne. Aga seda varast kasvajat on küllaltki keerukas avastada lihtsalt suurte kaudsete tundemärkide järgi, sest nagu Iida ütles, tal ei olnud mingeid erilisi tugevaid vaevusi. Peitveretest, mis näitas, et on muutus, suunas tema koloskoopiale, mis on nagu valikmeetod soolekasvaja diagnoosimiseks. Küsimus on selles, et kuidas nüüd jõuda selle koloskoopiani ja kes peaks nagu jõudma, et see sõeluuringu mõte nagu nimigi ütleb, on tähtis välja sõeluda õiged patsiendid, et mitte neid siis vaevata asjatu uuringuga. Ja patsientidele võib-olla Iraida tõi hästi välja, et kui inimene on natuke väsinud või tal on muutus soole tegevuses, mis on püsiv. Sageli inimesed põhjendavad seda koormusega, et ma olen küllaltki hõivatud, mul on palju tegemist, olengi väsinud, aga inimese loomulik seisund ei ole olla kogu aeg väsinud. Ja teine pool vereanalüüs. Kui on näha, et hemoglobiin ehk punane veri on normist madalam, siis peaks nagu koheselt hakkama selgitama selle põhjusi. Ja kui see põhjus ei ole toitumine, peaks tegema seedetrakti uuringut, et leida, et ehk ei ole põhjus kasvaja. Ja ma olen väga tänulik doktor Olav Tammikule, sest nüüd kõik need aastad ma olen käinud järelkontrollis. Iga poole aasta tagant siis mind kontrolliti ja nagu öeldakse, kõik on korras. Seda on ju alati nii suur rõõm kuulda. Jah, jah. Ja mismoodi siis regionaalhaiglas see ravi toimub, kui inimesel on avastatud pahaloomuline soolekasvaja? Ravi toimub niimoodi, et kogu kasvajate ravi on ikkagi meeskonnatöö. See tähendab seda, et kui kasvaja diagnoos on pandud, on vaja kiiresti korraldada uuringud, teatud labori analüüsid. Praegu me teeme ka küllalt palju neid geneetilisi profiili määramisi, et selgitada välja siis soodumust ja multimodaalne meeskond, seda kutsutakse niimoodi konsiiliumiks, kus need patsiendi andmed vaadatakse kõik üle ja määratakse vastav ravi. See sõltub sellest, et kas ta vajab kombineeritud ravi, pärasoole puhul sageli siis kiiritus koos keemiaraviga, kas enne või pärast operatsiooni. Soole puhul sagedamini, kui ta on varasemas staadiumis, siis operatsioon. Ja need patsiendid, kellel tõesti õnnestub siis sõeluuringu käigus eemaldada polüüp, mille peaosas on näiteks algav kasvaja, siis nende puhul sellega see ravi piirdubki, on tarvis ainult järelkontrolli. Ja kuidas sinna sõeluuringule siis üldse pääseb ja kes sinna pääsevad? No vot, mina tänu sellele, et on meil selline programm läbi Haigekassa, mina sattusin niimoodi. Teie saite kutse, nii nagu enne lihtsalt mainisite. Käisin, nagu öeldakse, muu probleemiga perearsti juures, no ja siis ta vaatas minu sünniaasta ja andis ümbrikuga, sealt tulin koju, tegin testi ära ja niimoodi sattusin. Kuidas see protsess korraldatud on? Korraldatud ongi läbi perearsti põhimõtteliselt peitveretest. Lihtsalt see, mis Iraida mainis, et Ühendriikides soovitatakse juba alata 45. eluaasta. Eriti kui me arvestame, et ongi nagu haigestumise tõusu enne 50. nooremas. Just. Ja kui minna nii-öelda teadusliku poole peale, siis avastatakse nooremas eas tõesti ka kaugel läinud haigust rohkem. Me teeme küll sõeluuringuid, aga samas me jääme nagu hiljaks, kuna see kasvaja noortel inimestel on jälle neid tegevusi võib-olla rohkem ei märka. Et see protsess on noortel on ta natuke levinum, kui statistikale toetuda ja vanematel
patsientidel siis võib-olla rohkem nagu paikne. nii et nooremad peaksid siiski perearsti poole ka pöörduma, et olgugi, et siin Eestis ei ole sõeluuringut alla 50-stel, eks ole, ja isegi mitte alla 60 kui 68 on see standard, jah. just. Aga igal juhul peaksid inimesed olema tähelepanelikud, kui neil on mingisugused tundemärgid püsivad või neil on punase vere hemoglobiini langus, oleks väga mõistlik ikkagi teha uuringut kasvaja välistamiseks. Et ise küsiksid perearsti käest suunamiskirja. Mina näiteks nii vana olin, aga ma ei osanud küsida. Ja perearst ise ei suunanud ka. see on hea soovitus. Ja ise küsige. Ja nüüd te olete iga-aastaselt siis käinud regionaalhaiglas järelkontrollis. Et kuidas ja millise kindlustunde see kontrollis käimine annab? No ikkagi, et mitte midagi halba ei ole, kõik on korras ja see on väga tähtis. Sest ikkagi operatsioon, kõik need valuvaigustid ja taastamine ikka võtab aega. Ma tahaks olla aktiivne veel ja seepärast nagu kuidagi ei taha eriti opilauale sattuda teist korda. Mis te teistele ütleksite, kes muretsevad oma tervise pärast või kellel ongi diagnoositud siis soolevähk, et kuidas selle haigusega võidelda, mis nõuandeid te annate? Esmane, nagu minule öeldi, et 70% sõltub sinust ja 30% arstist. Et olla positiivne, mitte sattuda depressiooni, sest see on ravitav. Julgelt võin öelda, et see on ravitav. Et pereliikmed toetaksid, et aktiivsus ei langenuks. Et kõik, kes saab üle, uskuge mind, saab. Kas toitumist ka kuidagi olete muutnud või veel midagi oma elustiilis muutnud? Ütlen avameelselt. Esimene aasta nagu proovisin olla dieetis, aga nüüd ikkagi luban endale kõik. Elu peab nautima. Just. Siit veel tohtrilt lisasoovitusi. Nagu Ida ütles, et kõik läks hästi ja minu sõnum oleks see, et on väga tähtis, et kasvaja raviga tegeleksid spetsialistid. Ehk see, et on vastav onkokirurg, kes teeb kasvaja operatsiooni. Et Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Tartu Ülikooli kliinikumis on vastavad osakonnad ja keskused olemas, sest on näidatud, et on selgelt paremad tulemused, kui sellist ravi teeb sellele haiguse grupile keskendunud kirurg. Ja ka järelkontrollis uuringute määramine ja just see kindluse andmine patsiendile, sest et ega ravi ei pruugi lõppeda kohe selle ühe operatsiooniga. Mõned patsiendid opereeritakse 2, 3, 4, 5 korda ja alles siis selle 5 aasta pärast sõltub pärast ravi algust, et kuidas see tulemus on nagu läinud. Et ei maksa kunagi lootust kaotada. Ida ütles hästi, et tuleb teha ja kui vastavad spetsialistid aitavad, siis on ka kaugmetastaasidega haigus tegelikult ravitav. Mina võib-olla nii palju veel kommenteeriks, et minu jaoks onkokirurg, see on nagu lennukis esimene piloot. Et ma mitte midagi halba ei ütle üldkirurgide kohta, aga no ikka onkokirurg on oma ette nagu öeldakse kõrgema klassiga arst. Et väga hea tunne on usaldada ennast. Ja pädevat kirurgi ja siis ka tema tiiva all taastada oma tervise. Kas selle haiguse kohta liigub ka mingid müüte? Soolekasvaja osas ehk pigem mitte. Võib-olla ainus siiski on, et öeldakse, et oi, et kui on soolekasvaja, siis tuuakse sool kõhu peal. Inimesed hakkavad seda kohe ette kartma. Et kui nüüd on soolekasvaja, nüüd tuuakse mulle sool kõhu peale, nüüd minu elu täielikult muutub. Tõesti, vahel on vaja seda teha. Kas erakorralises situatsioonis või siis operatsioonitehnika seda nõuab.
aga üldine püüd on see, et me ikkagi taastame igal võimalikul juhul selle sooltrakti, et Iraida ütles hästi, et elab tavalist elu, mida me tegelikult ju soovimegi, et inimene oleks ravitud, haigus unustatud, kontroll, aga ta tunneks ennast täisväärtusliku ja tervena ja elaks täiesti tavalist elu. no ja siis oleks ka, ma ei tea, meie siis ka tervishoiu ministrile, et meil oleks ikkagi onkokeskus, mis nagu mõni ütleb, et aga meil on vähikeskus regionaalhaiglas, Tartu Ülikoolis. Aga ma ikka eeldan, et oleks veel rohkem tsentraliseeritud, konsolideeritud, et kõik teadlased, onkoarstid, farmatseutid oleksid kõik ühe mütsi all. See on väga hea soovitus, sellepärast et see kõik on ju patsientide heaks. See on iga haiguse grupiga niimoodi, et kui mingid spetsialistid tegelevad ühe haigusega, siis saadakse kõige paremad tulemused. Ja pluss ütleme, kui on kindel struktuur, siis see patsiendi teekond on talle palju turvalisem. Ta on juba ette planeeritud kõik tegevused, need on kõigile teada ja annab kindlustunde nii arstile kui patsiendile. Ja nagu vähiravi teekond ei ole alati just, et ainult ravi. See on ettevalmistus raviks, pärast ravi taastumine, igasugused sotsiaalsed probleemid, mis võivad ilmneda, et sellepärast koondamine selle haiguse ravi, mis on nagu ka riikliku tähtsusega, kuna meil neid patsiente on palju ja see on surmav haigus, siis see patsiendi teekond tegelikult määrab selle protsessi ladususe. Võib-olla praegu rohkem informatsiooni. Näiteks mina tulin Ida-Virumaalt ja ma vaatan, et igas 5. peres minu tuttavates, kas ise või keegi sugulastest või lastest on onko haige. See tendents, ma ei tea, võib-olla lihtsalt rohkem avalikustati seda statistikat, võib-olla rohkem inimesed hakkasid sellest rääkima. Käivad ka kontrollis ja avastatakse rohkem. Ja on tõusnud ka keskmine eluiga. See on põhimõtteliselt, kui enne me rääkisime, et tõesti haigestumise trend vanemas eas on langustendentsiga, aga tegelikult haigestumine iga vanusdekaadiga suureneb umbes 20%. Nii et kuna keskmine eluiga Eestis on tõusnud ju põhimõtteliselt 80 piiri peale, siis on meil ka juhtusid 20% rohkem vähemalt, kui oli 10 aastat tagasi. Ka võtame selle saate siis kokku selle sõnumiga, et kindlasti on vaja osaleda sõeluuringus, kui see kutse tuleb ja kui on tegemist noorema eagrupi inimesega, siis kindlasti tasuks minna kontrollima oma verenäitajaid perearsti juurde ja teha sporti, olla aktiivne ja tervislikult toituda. Ja mitte häbeneda just noorematelt küsida suunamiskirja oma perearstilt. Aitäh, et kuulasite Tervise pooltundi.